Tere kallis, mina olen Leisi ja sa kuulad podcasti No Limits. See on saade, kus me räägime erinevate põnevate inimestega elust, suhetest, enesearengust, psühholoogiast, ettevõtlusest ja kõigest muust, mis meid igapäevaselt saadab. Täna on meil külas imekaunis, edukas, armas, imeline Eesti laureatel Grete Paia, kes on samaaegselt minu väga-väga hea südamesõbranna. Gretega räägime me vastutuse võtmisest, julgusest elada, usaldada oma sisetunnet ja astuda välja mugavustsoonist. Head kuulamist ja aitäh, kallis, et sa oled siin. No tere, armas Grete. Tere. Aitäh, et sa tulid siia täna. Aitäh kutsumast. Lisaks sellele, et ma tunnen sind kui väga tuntud ja edukat Eesti lauljat, siis tegelikult südamelähedasem on see, et sa oled mulle väga hea sõbranna. Ja tahaks nagu siinkohal lihtsalt kuulajatele öelda, et kui keegi veel ei tea, et sa oled lihtsalt nii soe, armas, südamlik inimene ja ma olen nagu tohutult tänulik, et sa mu elus Likewise. oled. Samad sõnad. Aitäh. Ja täielik au, et sa oled siin täna minuga. Aitäh. Aga tänase saate teema on meil vastutuse võtmine ja mõtlesin, et kes võiks olla parem inimene kui sina rääkima vastutuse võtmisest enda elus, sellepärast, et sa oled nii noorelt juba nii palju saavutanud ja olles nagu sinu sõbranna, siis ma ju näen kõrvalt, kui palju sa teed tööd ja see on lihtsalt väga imetlusväärne. No eks mul on sellel teekonnal ikka väga, väga palju abivägesid ka kogu aeg olnud. Õpin alles seda vastutuse võtmist, aga ma arvan, eks me kõik õpime seda läbi elu ju tegelikult lõpuni välja. Kuigi ma ei tea, tõesti sinu puhul ma ütleks, et sa pead võib-olla rohkem õppima nagu puhkama. No, ma arvan, sinna veel aega, sinna on veel väga pikk maa minna. Ja, et see vastutuse võtmine tundub sul olevat väga paigas. Aga alustaks siis sellest, et äkki räägi, kuidas natuke lihtsalt sinust endast, et kuidas sa laulmiseni jõudsid ja mis hetkel sinu ellu see tuli ja kas sa oled nagu kogu aeg teadnud, et sinust saab laulja, oli see juba noorest sinu elus või? Mitte kunagi ei ole ma väiksena soovinud lauljaks saada. Mul ei olnud kunagi seda unistust. Ma tean, et mingitel klassiõdedel ja sõbrannadel väiksena ikka oli, kes tahtis näitlejaks, kes tahtis modelliks saada ja siis ma tahtsin loomaarstiks saada, siis ma tahtsin piloodiks saada. Lennukid meeldisid juba pisikesest peale. Ja siiamaani. Siiamaani tegelikult. See unistus ei ole kuskile kõrvale mul lükatud, et võib-olla paari aasta pärast teen endale need eralennuki või erapiloodi load. Siis. Väga äge, siis viid mind Viin sõitma. Jaa, ühesõnaga, ma tahtsin kõike muud väiksena või unistasin kõikidest muudest professioonidest. Aga laulmisega ma hakkasin tegelema laste viimases rühmas, et vanaisa tuli mulle lasteaeda järgi ja siis me läksime ansamblitunnist vist sealt kuskilt saalist mööda ja ma ütlesin vanaisale, et kuule, et ma tahaks ka hakata laulma, siis vanaisa vaatas mulle otsa, sa ei pea viisigi, sest kunagi oli see, et mul ema ja vanaema üritasid vist mind laulma panna ja ma tegin totaalselt, kui keegi mulle midagi ütles, et tee nii, siis ma tegin risti vastupidi, vaata. Ja ma laulsin täiesti oma loomingut seal. Ja siis mõtlesidki kõik, et täitsa lõpp, et okei, sellel tüdrukul on küll elevant kõrva peal astunud. ja siis vanaisa ütles seda tollasele muusikaõpetajale lasteaias ja umbes vastus oli see, et umbes, et kui keegi siin viisi peab, siis see on Grete. Ja sealt kuidagi ma hakkasin ansamblitunnis käima. Lõpuks siis põhikooli ajal ma käisin nendel laulavõistlustel maakondlikel igal pool, aga mul oli nii kohutav lavanerv, et see iga kord vedas mind alt. Lõpuks, kuna ma ise olin täiesti hüsteerias iga kord kodus, ma ajasin ju kõik teised kodus tagajalgadele ja see oli ikka päris traumeeriv kogu pere jaoks ja ma mäletan seda hetke, kui mul ema ütles, või oli vanaema äkki, et lõpeta ära see, et miks sa teed nagu endale nii, miks sa teed meile nii, et kui sa seda ei naudi ja see nii raskelt tuleb, et lõpeta ära, et sa ei pea sellega tegelema. Aga ma teadsin, et tegelikult ju see muusika on mulle tohutult alati meeldinud ja see on nagu väljapääs muust maailmast minu jaoks olnud, et selline maandamine ja kuidagi ongi nagu täiesti oma aeg, oma hetk. Ja ma teadsin, et ainuke asi ju tegelikult, mis seisab minu ja selle nii-öelda lemmiktegevuse vahel, olen ma ise. Et ma saan ühel päeval oma nendest hirmudest jagu, aga mul on natuke veel vaja aega, natuke veel kogemust ja I can do it. Ja oligi nagu endale tõestamise mingi vajadus. Ja siis ma hakkasin bändi tegema Saaremaal.
saingi oma sellest lavanärvist, halvavast lavanärvist lahti ja siis vaikselt hakkasin laule kirjutama. Ma olin 13, kui ma esimese laulu kirjutasin. Salvestasin selle stuudios kenasti sisse Tallinnas tuttava juures, tegime full produktsiooni sellele ja siis oligi vist äkki appi, kas see võis olla põhikool, lõpp 9. klassi algus. Ja mul oli ema Eestist ära ja siis vanaema hakkas mul järel käima, et kuule, kirjuta Sven Lõhmusel. Ma mõtlesin, kuule hull oled, kuidas ma kirjutan Sven Lõhmusel? Ja no kirjuta, küsi, mis ta arvab. Ma mõtlesin, ei kirjuta, unustada. Ja nüüd paar päeva jagelesime ja lõpuks võtsin julguse kokku, kirjutasin tere Sven, ma olen Grete Saaremaalt. No põhimõtteliselt midagi sellist. Ja et mul on oma kirjutatud laul, et tahaks ausalt tagasi, et kuidas see tundub, et mingeid näpunäiteid, soovitusi. Ega ma ei mõelnud see hetk, et koostöö võiks hakata või midagi sellist. Et pigem ma tahtsingi tagasisidet, et kuidas võiks edasi ja Svenilt tuli ülikiiresti vastus, et väga äge 10 lisapunkti, kui see on su enda kirjutatud, et kas sul on veel midagi. Mul oli üks laul veel, aga lihtsalt klaveriga sisse mängitud ja põhimõtteliselt see meeldis talle veel enam ja kutsuti stuudiosse. Ja that was about it. Ja siis tuligi see Eesti laul, on ju. Päästke noored hinged, ühesõnaga kirjutasin küll inglisekeelsena, Sven tegi eestikeelse teksti, produktsiooni aastaga me timmisime seda ja meil pidi vist see pidi äkki valmis saama niimoodi, et 11. klassi septembris, ehk siis alguses on ju, ja ei saanud ja aeg läks edasi, juba oli see november või mingi oktoobri lõpp, kui tuli Eesti laulu tähtaeg. Ja ma tean, et ta kirjutas ühele teisele artistile laulu selleks konkursiks. Ja siis ma olin seal lõbusasti stuudios, tollane manager oli ka kõrval ja ütlesin, kuulge, aga saadame selle Päästke noored hinged ka, et see nüüd just sai valmis. Ja siis Tambet mumma vaatab mul ots, et sa pole kunagi teles olnud. Et kui sa kaamerat näed, et äkki sa lähed näost roheliseks vaata, ma ei tea, et kui me ei proovi, ma ei saa teada, aga no ma läksin seal lillaks, valgeks, roheliseks, siniseks, kõik võimalik. Et see, siis oli see esimest korda uuesti, või nagu mitte esimest korda, aga kui mul kogu see lavanärv tuli nagu hooga jälle tagasi. No see on teistmoodi, et kui telega. No seal oli jah teistmoodi, sest ma olin nii mugavustsoonist väljas ja ma arvan, see on ka mingil määral see vastutuse võtmine, et tulgu, mis tuleb, aga läbi ma selle teen. Ja see lavanärv ilmselt tuligi sellest, et need Eesti Laulu artistid või siis poolfinalistid pidid kõik televisioonist läbi käima. Ja minu tiim otsustas, et ei ole midagi, ei tee playbacki nagu paljud artistid seal, et hommikul vara, see on nii ulme, sa pead reaalselt mingi 4 öösel ärkama, et sul hääl üles ärkaks selleks kellaajaks. Ja siis minu tiim otsustas, et pole midagi, tüdruk saadab ennast ise klaveril, laulab üksinda seal laivis, et teeme ära, esimene telekogemus. Ja tegin soundcheck ära, kõik väga tore, ema oli kaasas ja vaatasin, paar kaamerat, et mis siin ikka on ju. Ja siis tuli Urmas Vainoga intervjuu. Mine metsa. Ja siis Urmas on rahulikult. No nii, sina Saaremaa tüdruk, esimest korda televisioonis, otse-eeter, oma kirjutatud lauluga, saadad ennast ise klaveril. Mis sul ometi mõttes on? Siin vaatab terve lauluväljaku täis inimesi, umbes 50 000 ja mul oli blackout lihtsalt ja siis see oli ideaalne aabits kaladest lihtsalt. Mul tempo lappas, hääl tõmbas kukke korduvalt, ma värisesin üleni seal, et see oli lihtsalt, see oli nagu amazing. Ja siis pärast seda esinemist helistaski Toomas Oljum Tambetile, minu sellele managerile, et põhjas on käidud, siit saab ainult üles minna. Et see oli lihtsalt nagu selline esimene kogemus. Ja sellest tuligi mul ilmselt see tohutu närv ja siis ma iga kord kartsin, et äkki mul nüüd hääl väriseb, aga kui ma niimoodi mõtlen, siis värisebki. Et siis hakkasime jälle uuesti üles ehitama seda või nii-öelda lavanärvist lahti saama siis tegelikult. Oota, aga kus sul see ikkagist, kui ma sind kuulan praegu, siis tundub, et sul on mingi selline tohutu julgus ja peale hakkamine asju nagu ära teha. Et kust see sul tuleb? Tead, selles suhtes ma olen peast soe natuke, et kui ma endal midagi pähe võtan, siis 4 ma pean selle ära tegema. Hambad ristis, aga ära ma selle teen. Et see ongi ilmselt see enesele tõestamine, see, et kus mu piirid on, kui palju ma suudan teha, et mis mind siis maha murrab. Okei. Aga kas sa seda ka nagu suudad kuskile nagu mõelda, et kus sul see tulnud on või kus see või sa oled võib-olla on see emale tõestamise vajadus. Sest vaata, mida ma olen nüüd emaga ka hästi palju rääkinud ja meil on ikka tõsised vestlused sellega olnud. Mul on üliäge ema, aga ta on päris karm. Ja ma olen ainuke laps. Tema on samamoodi ainuke laps oma emal. Ja meil on see perekondlik kokkuhoidmine hästi tugev tegelikult. Et ma tean, et vahet pole, mis elus ka juhtuks. Nemad on alati mul selja taga.
ja ma saan alati nende poole pöörduda. Aga nad on ka kõige suuremad kriitikud minu puhul, et ema on seda öelnud, et kui mina olin väike, siis ta nägi oma sõbrannasid, kes kõik kiitsid oma lapsi, oi, minu laps on nii tubli, nii ilusasti laulab, ma kõik nagu, jah, ma ei taha öelda, et nad utreerisid, aga noh, ikka oma siuke nunnu kiisupall laps on ju, ikka elad kaasa. Ja siis mu emal tekkis sellest nagu plokk, et issand, et mina küll ei taha niimoodi olla. Ja siis ta pigem ongi alati olnud karm minuga ja võib-olla, no ta tahab, et mul hästi läheks, aga ta ise võib-olla kardab või muretseb, et äkki ei vea välja või äkki ei tule nii hästi ja siis tahes-tahtmata ta on mingit ebakindlust minusse sisendanud ja sealt on nagu see tulnud, et ma näitan sulle või ma saan sellega hakkama ja et kuidagi nagu ema approval'it saada. Võib-olla see on sealt. Et kui see on sind elus nii palju edasi viinud, sest tegelikult see on siuke kahe otsaga asi, et siuksed nõrgemad või natuke tundlikumad inimesed võib-olla murduks sellise nagu pinge alla, ja et see on nii äge, et sinul on andnud see vastupidi sellise jõu, et sa tahad asju ära teha või ja teisest küljest mulle nagu tundub ka see, et siin on kuidagi hea balanss, sellepärast et ühest küljest sa tunned, et nad on sul kogu aeg selja taga. Et see on ka minu arust ja, et isegi kui ma mingi käkiga hakkama saan, siis tegelikult nagu keegi mind kodust ära ei aja, et jah, see on selline mingil määral nagu õhukese jää peal kõndimine, et näidatakse näpuga, aga siis võetakse jälle kaisu ka ja hoitakse jälle. No sinul on ema ka nii palju, kui ma tean ikkagist ise ka väga asjalik naisterahvas ja elu. Ta on selles osas väga suur eeskuju mulle, jah. Ta on ikka emalõvi. Et ikkagi lähed nagu ema jelgedes. No, oleks äge võib-olla. Jaa, aga ütleme nii, et vanaemale võiks ka olla väga tänulik, et sulle nii-öelda jala peale astus, et saada see kiri Svenile. Jaa, vanaema hästi, või suures osas tegelikult vanaema, vanaisi kasvatasidki mind pisikesena, et selles osas jah, nad on hästi suurt rolli mängivad minu elus ka praegu, et minu meelest see on hästi standard ka tegelikult, et see käib üle generatsiooni just kui selline suhtlus ja hoidmine, et ma tunnen, et võib-olla vanaemaga ma saan rohkem mingitest teemadest rääkida ja kuidagi vanaema hoiab mind rohkem. Ja siis võib-olla kui ühel päeval minul laps on, siis on jällegi see, et mina ei saa võib-olla oma lapsega nii hästi läbi, kui mu ema saab temaga läbi. Et seal on see mingi vanaemade teema, mida ma olen hästi palju lugenud ja kuulnud ka oma tuttavatelt. Ja, no vanemad on juba rahulikum. Ja, võib-olla tõesti. Ei ole su enda laps. ja, täpselt. Eks enda lapsega on ikka teised tunded, jah. Meie ju sinuga tegelikult kohtusime üldsegist äriõpingutel. Et ma mõtlen, et kuidas sa siis sellest laulmisest jõudsid ärini? Ma mõtlesin pärast seda Eesti laulu, mis oli siis, ma olin 11, et ma võtan vaba aasta pärast keskkooli. Mõtlen natuke, mida ma soovin teha ja võib-olla keskenduks korra muusikale, aga mida aeg edasi läks ja hakkas 12. klass läbi saama, siis kuidagi tekkis minu jaoks reklaam, turundus, kogu see maailm paelus mind. Ja ma teadsin, et Tallinna Ülikoolis saab õppida reklaamimagoloogia, aga mingi hetk ma sain ka aru, et võib-olla see on liiga pehme, et tahaks natukene rohkem. Ja siis, kui sai siis see avalduste tegemine avati, siis ma panin täiesti suvaliselt ennast igale poole kirja. Ja ma panin EPS-i ka põhimõtteliselt suvaliselt ennast kirja. Ja siis, kui lõpuks olid need jaatavad vastused, et ma olen sees igal pool, kus ma tahan, siis ma hakkasin süvenema natukene. Et kuhu ma ennast siis nüüd kirja panin niimoodi. Ja ma vaatasin, et EBS, et rahvusvaheline ärijuhtimine ja spetsialiseerumine on turunduskommunikatsioon. Et ideaalne variant õppida turundust, aga majanduspõhjaga siis. Ja mul tegelikult ema tegi kunagi EBS-is baka. Ja tema jäi väga rahule ja siis ma päris mitmete tuttavatega ka nii meelelahutusmaailmas kui ka muudes valdkondades konsulteerisin natukene ja kõik ikkagi olid ühel meelel, et kui mind tõesti selline valdkond huvitab, siis EBS on way to go. Ja ma olen meeletult või nagu tõesti tohutult tänulik. Esiteks need 4 aastat, mis ma seal EPS-is olin, kaasa arvatud on ju Milano Bocconi, kus me olime, et väga äge, väga praktiline.
kogu see teekond ja õpingud ja see seltskond, Jaa. mille me sealt kaasa saime, Jaa. see on mega. Tõesti, ma olen ise ka EBS-ile väga-väga tänulik, et väga lahe ülikool siin teeme tasuta reklaami. Aga no nii on. aga see on seda väärt sellepärast, et jaa, minu jaoks mulle väga meeldis seal õppida, väga huvitavad loengud olid ja see inimesed, kes sealt kaasa tulid ka täiesti väga tänulik, jah. Aga korra tagasi tulles sinu nooruspõlve juurde, et ma siin nagu mõtlen, et sa tegid laulja karjääri ja samal ajal tegelikult õppisid nagu põhikoolis juba, tegelikult sa ju väga varakult alustasid, on ju, ja Tallinnas käisid juba laulmas, kui sa olid keskkoolis ja kõik lõpueksamid, et kuidas sa seda kõike nagu ära handlesid? Mul see viimane klass, 12 klassi oligi tegelikult nii, et ma elasin Tallinnas ja siis kord nädalas ma lendasin Kuressaarde, vastasin kõik tööd ära. Põhimõtteliselt mul oli ülikooli režiim, ma küsisin teistelt konspektid, õppisin iseseisvalt ja kuna mul 12. alguses oli veel hõbemedali seis, siis jälle minu tore mõistus ja see, et ei, ma ei lase seda käest. Kõik ütlesid, võta nüüd vabalt, lase kott lohinal natuke, et sa ei pea seda medalit ära tooma ja ma mingi ei. I can do this. Mul on täpselt see, et kui keegi ütleb, et ma ei pea midagi tegema või ma ei saa sellega hakkama, siis mul on just see, et okei, nüüd ma teen seda kohe kindlasti. No nii äge omadus, Jah, vaat vahepeal natukene võib nagu ennast ära lõhkuda seda. Ja, see on oluline tähelepanu. Aga jah, et selline hasart tuleb peale. Aga jah, niimoodi tari ja eks muidugi see aasta oli väga raske, sest ma magasin väga vähe ja mingi hetk hakkas ikkagi tervisele käima aga ma arvan, see arendas mind väga palju ja tegi väga palju iseseisvamaks. Aga ma ikkagist mõtlen, et kus see sul tuleb selline nagu jõud ja nagu kindlus. Kuule, sul endal on samamoodi, ise sa ka teed 100 erineva asjaga tegeled. Räägi, kus sul endal see tuleb? Jah, selle peale peab Vaat, kui sul meeldivad nagu nii paljud asjad või sa tahad... Ma olen seda meelt, et elu on nii lühike, läheb nii kiiresti. Eriti veel viimasel ajal, see on täiesti käsitlematu. Et jaanipäev jõulud, siis oledki nüüd okei, passi ei taha enam vaadata. ja siis elus on nagu nii palju, nii ägedat, mida kõike tahaks proovida, kogeda, teha, käia, möllata, et ma arvan, see on see drive lihtsalt, drive elu vastu. Ja ma arvan, et see on hästi oluline point, mis sa praegu välja tõid, et ma arvan just see ka, et sa teed asju, mis sulle meeldivad. Et see on see tegelikult, mis annab selle poweri, et elus asju teha, et sul on kogu aeg see siuke elujõud taga, et sa ei tee midagi nagu vastu tahtmist. Sellepärast, et sa pead lihtsalt tegema. Eks selliseid asju ole ka, aga just sa peadki pigem tegele nende asjadega, mis sulle meeldivad ja küll kõik hakkab jooksma. Aga nüüd siis ma saan aru, et sa tegeled ka enda ettevõtmisega? No, üritan ema välja puksida. Tegelikult ma teda veel välja ei ürita puksida, mul on väga paljudelt õppida. Aga naljakas ongi see, et kui paar aastat tagasi mul ju tegelikult veel vanaema naljatas, et pole midagi, tuled Saaremaale ja hakkad emmega poodi pidama. Ma mõtlesin, kuule lõpeta ära, mina ja riidepood või. Mitte kunagi, kaubandus ei ole minu teema, et ei taha. Ja siis tuli see koroonakevad esimest korda. Ja ma hakkasin mõtlema, et aga meil pole e-poodi ja e-kaubandus ja kogu see maailm. Ja see kuidagi paelus mind aina enam ja tõesti nüüd on asjad sealmaal, et Grete poel on e-pood ja veel lapsekingades, aga nii palju, kui ma sinna Kuressaarde jõuan, siis pildistan kogu aeg uut kaupa ja tegelen selle e-poe poolega ja täitsa, et väga äge on, väga põnev on. Et selline... ma olen ka mõelnud, et okei, ma olen mingil määral endale nime Eestis ehitanud, on ju, lauljana, et võiks kuidagi suuremalt seda ära kasutada või veel enam, võiks nagu midagi siis kõrvale teha. Ja naisena ma tahan ise hästi riides käia. Mulle ei meeldi shoppata. Siis on kena, kui saab ühest kohast kõik asjad kätte. Nüüd ma läksin kooli ka jälle ju. Ma läksin septembris kooli moetööstust õppima. Oh, vau. Ja. Väga lahe. Et elu üllatab selles suhtes ja see ongi põnev, kui palju tegelikult inimene võib muutuda ka aastaga. Ja tegelikult me ei tea, tegelikult me kunagi ei tea. Võib-olla 2 aasta pärast ma ütlen, et ma ei taha seda et see ei huvita mind. Ja võtan mingi muu asja. Hakkan piloodiks. Hakkan piloodiks. Hakkan piloodiks, jah. Aga lihtsalt korraks selle poe juurde tagasi tulles, siis ülilahe pood on. Aitäh. Ise olen käinud seal ja nii ilusad kleidid ja nii lahe, et sa tegid selle e-poega ära, et ei pea... Seal on meil nii vähe asju, vaata ongi, et kuidagi praegu elutempo... Ei, jah, seal on ainult väike osa, mis meil on ja vaata
mis vahepeal mind ennast nii-öelda hauda ajab, on see, et meil on nii väikesed kogused ja siis kogu see töö ja energiaaeg, mis ma panen sinna, et need pildid ära teha, üles panna, siis on, seda kleiti on 3 aitäh! ja kõik on müüdud kohe. See on mingi täitsa lõpp, aga noh, kuna ma tahan ägedalt teha, et ta ei oleks lihtsalt nagu mingi e-poe pilt valgel taustal, et natukene selline Instagram vibe, siis seda möllamist on, aga samas mulle meeldib seda teha ja see on jälle üks osa minu ju nii-öelda sellest artistitöös, see Instagram ja kõik see pildistamine, videod ja. Ja, täpselt. Ja ma mõtlen nagu seda ka, et seal on nii ilusad asjad teil. Kes teil seda kaupa valib? Emme, suures osas emps ikka. Ei, nüüd me oleme hakanud koos ka, aga emal on väga hea maitse. Tõesti, mitmes ma tal on ikka väga äge maitse. Et sul on esinemistel ka päris palju riideid seal? Ja. No väga vinge. Tuleme korra selle kooli juurde tagasi, et see on ka selle moega seotud, et kas sul on juba nagu mingi visioon, hakkad sa ise disaine looma? No jah, ideaalis see võiks küll olla paari aasta pärast niimoodi, et ma ütlen, see kõik on nii naljakas, sest mina olin see, kes lasi sokid vanaemal valmis kududa põhikooli ajal. Ma pidi käside tunnis seda tegema ja ma pigem eelistasin poistega töpatunnis mingi puidust kaste ehitada ja sellist asja teha, et lihtsalt naljakas, et nüüd ma naudin seda, et ma saan nagu tööstusõmblusmasinatega lasen mingi ääristus neid õmbluseid ja asju ja mingi, nii põnev ja kuidas see käib ja kõik mingid kangad ja materjaliõpetused, et tõesti on kihvt, aga vaatab ja ongi see, et kui ma tegelikult tahan selles äris olla, siis ju igati tuleb kasuks, et ma olengi teadlik kogu sellest maailmast ja siis mul on ka hea ülevaade, et kui peaks ühel päeval hakkama ise tootma, disainima, et mul on endal know-how olemas, et ma ei pea ainult sisse ostma. Ja. Et ma võin seda teha, aga ma oskan inimesi suunata, et miks, kuidas midagi teha. No ja oskad kvaliteeti. Ja sisse ostmisel samamoodi. Väga lahe. Aga täiesti uskumatu, ma nagu kuulan sind ja mõtlen, et nagu ma ei saa aru, kuidas sa kõike jõuad. Et see on nii vinge lihtsalt, et selline power ja energia, et sa tegelikult ju tegeled ka väga aktiivselt. Praegu lauljaga räägi, sul just oli Eesti Laul. Nii lahe, et no veerand finaalini, nii lahe. Täiega lahe, palju õnne. Aitäh. Ja veebruaris ja poolfinaal ja veebruari algus. Ma ei tea veel, kummas ma olen. Kuidas see kogemus sul täna oli? Ma saan aru, et su esimene Eesti Laulu kogemus oli nüüd siis circa mitu aastat tagasi. Järgmine aastat, 10 aastat. Täiesti pekkis, see on nii õudne, see on nii hull lihtsalt, et kuhu on 10 aastat kadunud appi, ma kogu aeg sõidan mikrofoni sisse. aga jaa, et muidugi see esimene kogemus, see oli täiesti müstika. See, mismoodi me tegelikult paari kuuga tegime ju mitme aasta töö ära, et teiseks ja 2%, Birgit läks tollal siis Eurovisioonile, 2% häälte vahe. Jummal küll. Mul ikka, siis kui oli see superfinaali hääletamine, mul niimoodi iiveldas. Ma lihtsalt, palun ärge saatke mind Eurovisioonile, palun ärge teege seda, ma ei taha minna. Kutsused ise selle endale, et jääksid teiseks. Ei no reaalselt, aga see oli reaalselt parim võimalik tulemus tol hetkel. Aga see kord, ma olen 4. kord Eesti Laulul, esimest korda nii-öelda duetina siis, või duetiga. On see kuidagi teistmoodi? Tead, jah, meil on Andreiga selles suhtes äge vibe, et osad naeradki, et nagu vana abielupaar, et kraaklevad oma vahel. Et meil on siuke mõnus huumor oma vahel, aga Andrei on see, kellel on nagu üli chill kogu aeg, ja siis ta rahustab mind seal maha, et kuule, võta vabalt ja kõik on hästi, et kuidagi tore on jah, aga eks paistame siin poolfinaalides nüüd hakkab saama. Et üldse see tuli ka nii eksprompt ju tegelikult. Ma tegelesingi nende e-poastidega, ma olin Kuressaares, siis Andrei kirjutab, et tšau, et kuule, Eesti Lauluga, mis sa mõtled? Midagi ei mõtlen, e-poega tegelen. Okei. Kuule, mul on siin üks track. Et kuule korra, mis nädala pärast on nagu deadline ju. Normaalne. Siis oligi. Et ta on tõesti chill. Ta oli kuskil Türgis üldse basseini ääres chillis. Ma siin mõtlesin, ma kuulasin demosid. Ja saatis selle ja üliäge, mul kohe klikkis ja kuidagi see lüürika sobis mul hullult, läksin stuudiosse, kirjutasin oma osa sinna juurde ja nii ta läks. Nii vinge, et tundub, et elus on sul ikkagi väga palju ka nii-öelda tulnud eksprompt asju ja sa lihtsalt nagu haarad nendest võimalustest. Tead, ma arvan, et kõige ägedamad ongi need. Sest ma korra mõtlesin ka, kui Andrei selle saatis, et aega oli nii vähe, et no ma ei tea, et äkki läheb liiga nagu selliseks rapsimiseks on ju, et võib-olla, ja siis ma mõtlesin nagu pekke, et elu on mulle praegu sellise võimaluse viskanud. Why not? Proovime, vaata, mis saab.
et elu tuleb usaldada, kui tegelikult viskab selliseid pakkumisi, võimalusi, mis ei ole võib-olla kõige mugavamad ka, on ju, et tuleb kiiresti reageerida, nii siis igal juhul tuleks nendest kinni haarata. Täiega nõus. Ma olen sellega täiega nõus, et minul on ka elus kõige lahedamad asjad jõudnud minuni alati, kui ma prompt otsustan või teen mingeid asju, et ise ka aru ei saa, et kus see info tuleb, kuidas see minuni jõuab, järsku oled mingis koolis, aga siis on nagu, oled ülitänulik, et see nii läks, siis hiljem saad aru, miks see kõik ja täpselt. Samamoodi see seriaal, mis ma praegu teen, mis nüüd ka peaks uuel aastal midagi välja tulema. Ei no seda me hakkasime suvel tegelikult filmima, aga see, ma pole ka tegelikult näitlemisega kunagi praktiliselt tegelenud. Ja tuli selline pakkumine, mõtlesin, okei, et no vaatame, ma panen ennast proovile. Või terve seltskond on nii äge, kuidagi selline hullult mõnus vibe ka jällegi ja kuidagi kõik toetavad üksteist hästi palju, et väga lahe, aga kuidas sa seal ennast siis tunned? Õppisid ka näitlemist või lihtsalt läksidki? Ei. Tead, selle rolliga ongi... No ma ei tea, ma ei ole ju näinud veel, missugune ta ekraanil reaalselt on. Võib-olla ma peastki nüüd appi, kui õudne, et palun ärge näidake seda. Aga kuidagi seda rolli, kui ma lugesin stsenaariumit, siis on paar inimest minu enda elust, kellest ma olen kokku pannud sellise nii-öelda miksi, et kes siis see tegelaskuju võiks olla. Ehk siis mingites olukordades ma üritan võib-olla mingit paari tuttavat mängida, kes selle tegelaskujuga hästi, hästi kokku lähevad ja võib-olla nagu selle pealt ma üritan teha, et ta oleks loomulik. Aga kuna ma pole veel näinud, siis ma ei tea. No jaa, aga põhiline on see, et ma saan aru, et sa tegelikult naudid seda, et sulle väga meeldib, et sa selle vastu võtsid. Mulle meeldib, et tempo on elus peal. Ja et üldse hästi palju erinevaid asju toimub. Sest ma ei tallu rutiini ja mida rohkem erinevaid asju tegelikult paralleelselt käib, seda rohkem ma tunnen, et ma saan mingit energiat ja mingit drive'i juurde. No jällegist väga huvitav koht. Et sa nagu töötad selle pealt, et sul on mingid erinevad asjad, mida sa teed ja siis sa tunned, et sa jõuad rohkem. No jah, sest kui mul on mingid sellised päevad, kus ma ei ole kindel, mida ma nüüd tegema pean või nagu pool vaba päev, no ärevushäire on utreeritud, on ju, aga midagi laadset hakkab mul tekkima, et selline paanika nagu, et issand, et ma ei tee midagi tarka, ma raiskan aega, mul elu lihtsalt libiseb käest või nagu mingi selline tunne. Ja see on, ma saan aru tegelikult, et see on vale ja vahepeal tuleb aeg maha võtta. Aga kui sa oled mingi ratta sees, siis kogu aeg kuidagi tahaks ainult teha ja praegu ma olen sellise laine peal. Aga kuidas sul selle aja maha võtmisega, et ikkagist võtad vahepeal aega maha teadlikult? Sest see on ka tegelikult ju enda elu eest vastutamine, enda tervise eest vastutuse võtmine, et ongi see, et sa ei põleks läbi. Täna on ju see ka väga suur probleem inimeste elus, et ongi nagu töö. Ja siis on FOMO kõikidel. Jah, vahetuna, mida on kogu aeg on valesti. Äkki ma ei ole seal või äkki ma ei jõua sinna või teised kõik fannivad. Saaremaa on selle asja nimi või see koht, kus ma ikkagi aja maha võtan ja nüüd ma nigi 3 nädalat seal vahepeal. Kas see oli novembris äkki, et ma olin viimati võib-olla keskkooli ajal seal nii kaua järjest ja nii mõnus oli, täiesti lõpp. Saaremaa on üliäge. Just kui nagu kõik probleemid võetakse ära sult. On ja, no sina seal on midagi, pärit, aga nagu mina ei ole seal pärit, aga ma tunnen seda kogu aeg. Seal on mingi täiesti teine energia. Täiesti. Et see on müstika, hästi paljud ütlevad seda ja see ei ole mingi huu. Võib-olla on. No võib-olla on, jah. Placebo. Aga ja seal olles, mulle meeldib hullult vanaisega kalal käia ja siis ongi, meil on selline, ma julgen öelda, suur pere või nagu emme, issi, mamma, papa, Brunnu, mu kutsu ja me kõik seal koos oleme ja tegelikult, kui ma saares olen, ma olen küll e-poega töölainel päris palju, aga ikkagi sotsmeedias tihtipeale ma lõikan ennast täiesti välja, et ma ei taha ise postitada, kuidagi tahangi seda aega pere jaoks võtta, enda jaoks ja see, kui ma saangi Brunnuga jalutamas käia, kuidagi see laeb hullult patakaid. Ja nii on ja. Mul on ka alati Saaremaal isegi 2 päevast piisab, et see ei pea alati olema nagu see, et sa nüüd võtad mingi... Ja nädalad ja kuu aega, et tegelikult see 2 päeva ärasid keskkonnavahetus ka ja, absoluutselt nagu töötab. Aga sa tõid sisse selle sotsiaalmeedia teema, et räägiks sellest ka natuke, et
see on nagu selline koht, kus on ju tegelikult, kuidas sinu kogemus sellega on, kas sa oled alati julgenud ennast eksponeerida, kuidas sul täna seal nagu lood on? Ma olen hakanud mingitest teemadest kindlasti ausamalt rääkima, et võib-olla varem oli see, et tahtsin ainult kõige paremaid hetki seal näidata ja kuidagi, ongi highlight, on ju. Et nüüd ma olen rääkinud mingitel teemadel päriselt või mis on võib-olla mingid raskemad olukorrad olnud minu elus ja kuidagi ausamaks olen, ma arvan, muutunud. Et ja rohkem tegelikult seda Saaremaa teemat sisse toonud, või ongi, mis ma papa-mammaga seal koos teen ja sellist, ja päris elu nagu. Et jah, tore on vaadata seda fancy mingi artisti elu ja mis vahepeal on, no kes ei tahaks tegelikult jagada ju kõige ägedamaid momente, aga elu ei ole ainult lust ja lillepidu ja kuidagi täiesti, tead, ma ei mõtle nagu seda, et see võiks peale minna või niimoodi, et ma teen neid asju, mis mulle meeldivad ja jagan seda, mis ma tahan jagada ja vahepeal ma ei taha üldse midagi jagada. Et see tuleb hästi tunnetuse pealt. Aga kuidas on, kas sa seal tunned mingit kohustust, et sa nüüd pead sellega tegelema ja pead seal käima või siis võtadki endale täitsa nagu aja maha vahepeal ja jätad selle sotsmeedia täiesti kõrvale? No eks mul on kindlasti sõltuvus sellest, et täiesti kõrvale jätta on nagu keeruline. Jah, kuna see on mu töö osa, on ju, siis ma päris maha matta seda ei saa. Ega ma ei tahakski. Aga ma ei taha ka seda, et mu Instagram oleks ainult nii-öelda mingi branded content, et ainult koostööd mingite brändidega ja nojah, et ta ei oleks ainult koostööpõhine. Aga kuidas sa tunned, kas sul nagu midagi muutus enda fännidega suhtlemises ka, kui sa kuidagi muutsid enda lähenemist ja läksid ausamaks ja näitad nii-öelda rohkem enda päris elu? Ja tagasiside on meeletult palju tagasisidet selles suhtes, inimesed räägivad kaasa, kuidagi elavad rohkem kaasa. Mul on tekkinud selline, ühesõnaga kui kirjutavad ka, ega ma ei võta ju seda, et ta on fänn või lihtsalt jälgija, ma suhtlen nendega kui oma sõpradega. Nii palju, kui ma jõuan, on ju. Jah. Et seal on ka oluline koht, et sa tegelikult ei suuda ju kõigile vastata kogu aeg, et seal tuleb nagu piir ette üks, et sest muidu sa oleks... No, füüsiliselt lihtsalt ei jõua, kuigi tahaks, jah. Aga kuidas sa seal toime tuled, et kuidas sul sotsmeedias üldse kogemus on või üldse avaliku elu tegelasena nagu selliste heiteritega või ma ei tea, kuidas eesti keeles õige sõna on? Heiterid, igasugust huumorit on aastatega ikka olnud. On lubatud nuga anda. Ja siis pöördusime, see oli kunagi esimene aasta, siis kui Päästke noored hinged üldse tuli ja siis üks poiss kirjutas mulle Facebooki seinale, pani igale poole. Pöördusime politseisse ja siis politsei ütles, aga me ei saa midagi teha enne, kui ta ei ole midagi teinud, siis mõtlesin, okei, ma pean nuga saama selleks, et... Liiga hilja, aga okei. Jaa, aga tegelikult nad võtsid taga ühendust ja ikkagi hiljem tuli välja, et ja taga räägid, et ta tahtis lihtsalt tähelepanu saada. Et natuke teistmoodi. Aga igasuguseid, jah, selles suhtes on väga, väga toredaid heitereid vahepeal, kes teavad kõike ja kuidas elu peab elama ja kuidas kõik peab käima, aga see on möödapääsmatu selles suhtes. Vaata, mida ma olen ka nüüd võib-olla viimase aastaga õppinud, et ära keskendu sellele negatiivsusele. Kui need on su tuttavad inimesed, kellest sa ise hoolid, kelle arvamus sulle korda läheb ja see on konstruktiivne kriitika, siis okei, ma võtan selle vastu, ma väga hindan seda, ma olen väga tänulik selle eest. Aga kui tuleb mingi suvaline plähmerdis sõna otseses mõttes, palun, vabandust väljenduse pärast, et ei, see on... sul on õigus oma arvamusele, aga mille pealt sa seda kujundad või sulle ei meeldi näiteks see laul, okei, see ei peagi meeldima. Et ma ei saagi elu sees ju kõigile meeldida, see polegi minu eesmärk. Ja aina enam ma nagu jõuan uuesti sinna, mille pärast ma muusikat alustasin või sellega tegelemist, et ma teen eelkõige seda enda pärast, sest mulle meeldib. Ma tahan, et need laulud oleks sellised, et justkui selle eluetappi mind peegeldaksid kõige rohkem ja et mul on midagi vaja välja saada, välja öelda ja kui see inimestele meeldib, siis seda ägedam ja ma olen tõesti ülitänulik. Aga kui ka on mõne lauluga, et ei lähe nii hästi, kui võib-olla loodan, siis see pole maailma lõpp. Aga ma mõtlen, et selle asja juures on väga oluline just nimelt see, et sa ise suudad nagu jääda selle juures neutraalseks, et me tihtipeale mõtleme, et see meid ei mõjuta aga tegelikult emotsioonid on ikka kindlasti kogemusega ajas see nagu muutub lihtsamaks.
aga ma arvan, et väga oluline ongi selle juures, et sa siis oled ajas õppinud kuidagi seda tolerantsi aken on nii-öelda suurem tänaseks või oli see juba alguses sul? Ei, alguses ikka muidugi elad neid asju kõiki läbi, loed kommentaare, loed Kroonika kommentaare, mis on nagu täiesti nõugu, ei tohi teha sellist asja. Et aga tead, hea sõber Žeina on mulle ikka aastatega seda õpetanud, et mingid olukorrad, mis tulevad, sa tunned, et sa lähed meeletult närvi tegelikult, et keegi ajab su täiesti endast välja, aga siis sa võtadki selle hetke, mõtled, et sinul on võimalus vastutus ja õigus valida, kuidas sa sellele asjale reageerid. Ja see võib täiesti teistmoodi olukorra lahendada. Ja sa tegelikult hoiad oma energiat sellega, et see on nagu väga hea, üks väga hea asi, mida ma olen temalt õppinud ja mida ma tegelikult aina rohkem üritan oma ellu tuua, et meil kõigil on võimalus valida, kuidas me reageerime mingite olukordade peale ja mingite inimeste peale. Täpselt nii õige, ma ütlen, et nii hea on nagu selle juures see, mis sa tõid ka välja, et sa tegelikult nii-öelda oled teadlik enda energia osas. Et kui sa tegelikult annad sellele jõudu, sa hakkad sellega tegelema, sa lased enda emotsioonidel nagu kaasa minna sellega, sa tegelikult annad ainult enda energiat ära. Et tegelikult on ju oluline energiat hoida ja panustada sinna, kus on hea. No millele sa keskendud, see suureneb, et kui sa keskendudki elus negatiivsele ainult, siis ära imesta, et su elus tuleb aina rohkem seda negatiivsust juurde ja kuidagi mingid takistused, asjad, et see on okei, et elus ongi mingid langused ja ongi vahepeal raske, aga tuleb alati üritada näha kuidagi seda mingit lahendust või positiivset. Aga kuidas sina nende raskustega siis toime tuled? Nutan. Lased välja? No ja muidugi, mina olen täiega seda nutmise usku, et kõik need emotsioonid tuleb ikka maksimaalselt välja elada, läbi elada, et kõik etapid, aga ma arvan, et kõige paremini minu puhul aitabki see perekond ja see Saaremaa, et ma hästi avatud kaartidega saan oma ema ja vanaemaga rääkida kõigest ja kuidagi see, et ma saangi välja öelda need oma mõtted, oma tunded. Muidugi on tihti see, et mul on mingi mure, siis ma räägin emme, kuule, ja siis tema reageerib üle sellest, nii et ma mõtlen, ma olen veel suurema supi sees. Aga need on ka sellised vajalikud hetked. Et siis õpid natuke teistmoodi serveerima asju. Aga jah, ma arvan see, et ma ikkagi tean, et mul on alati nagu mingid inimesed, kes on minu jaoks olemas. Hästi oluline, tundub tõesti, et pere näol on sul siuke tohutu ressurss, nii vinged naised. Ja mehed ka. Aga minul praegu siin kuklas on see, et mina lihtsalt sinu sõbrannana tean, et üks hetk sa tegid nagu otsuse enda elus, et sa liikusid ära nii-öelda agentuuri alt ja võtsid selle nii-öelda riski, isegi võiks öelda, et olla ise enda peremees. Et kus sul see otsus tuli ja kas see täna jätkuvalt, kuidas sa täna toimetad? Iseseisvalt ja ma olen väga, väga õnnelik, et ma selle lükke tegin. Mul oli väga äge teekond Tambet Mumma ja Sven Lõhmusega, tõesti super tänulik neile, sest ma arvan, et ei oleks täna seda Grete Paiat ilma nendeta. Et sa ikka aastaid nendega seda teed käidud ja see oli ülikooli lõpus. Ma kirjutasin lõputööd ka ja siis kuidagi sealt mul tuli see, et okei, ma olen nüüd siin EPSis olnud 4 aastat, et tahaks kuidagi ikkagi praktikasse rakendada kõik oma need teadmised, et proovime, kui keeruline või kui kerge on siis iseseisvalt naisartistina läbi lüüa Eestis ja hakkama saada. Ja et vaatamegi, et ma proovin teha muusikat sellega või selliste seltskondadega, kellega ma ise soovin mingil hetkel ja vaatame, mismoodi see tee välja näeb. Ja algus oligi väga raske, ma olin ikka vahepeal nagu täiesti peatagana, et mis ma nüüd teen ja kus ja mis aga siis mingi hetk mu ellu tekkisid väga ägedad koostööpartnerid ja nendega ma olen siin järjest teinud, et üldse appi meie see hip-hopi skeene ja noored räpparid, kes meil on tulnud, müts maha, kui andekad nad on ja kui ägedad inimesed. Et kuidagi sellest seltskonnast ma olen nagu päris häid sõpru ja koostööpartnerid siis leidnud. Aga sellel teekonnal tundub ka, et sa oled ikkagi nagu väga palju vastutust võtnud enda elu eest ja et sa tegelikult täna ju manageeridki kogu enda siis karjääri ise. No seda küll jah, ongi, mul on see suhtumine, et kui ma nagu ise tegelen kõigega, siis mul ei teki seda momenti, et ma jään kellegi teise peale lootma.
Ja siis, kui võib-olla mingid asjad jäävad tegemata, siis ma olen mingi pagan, et miks ma ise neid ära ei teinud, vaata. Et siis, kui ongi tegemata, siis lähen peegli ette, näitan näpuga enda pihta, ütlen, no mis asja, no. Et siis mul on hea ülevaade kõigest. Et ma nagu kuidagi ei veereta mingeid kohustusi kellegi teise kaela, ei delegeeri neid ülesandeid, et muidugi on raske, vahepeal on nagu väga raske alati need laulude reliisid ja muusikavõtete tegemised ja siis ikka neid unetunde on põhimõtteliselt olematult. Aga kui see jälle tehtud saab, siis on yes, I did it ja täiskäigul edasi. Kuidas sa neid muusikavideosid teed? Sul tuli ülilahe muusikavideo just hiljuti välja. Kes seda nagu... Sa mõtled Sevakiniga, see Eesti laulukas? Tead, selle Eesti laulu teemaga on selles suhtes, mina pühin käed puhtaks, et Sevakin on Sony all ja tema selja taga on Leibel ja Leibel hästi palju tegeleb nende asjadega. Oota, aga mis sulle eelmine lugu? Manna. Ja Manna. See on ka ülilahe. Kus selle tegid täitsa ise? Nagu... Ja ise otsin sponsorid. Nüüd vähemalt see mõistus mul jõudis kohale, et pole mõtet oma raha igale poole kogu aeg alla panna. Et tuleks koostööpartnerid ka muusikavideote osas leida ja ma leidsin väga ägedad seltskonnad siis, kes tulid muga paati ja ma loodan, et neil oli sama kehvt koostöö minuga kui mul nendega ja tegelikult ma mõtlesingi, et okei, et ma tahaks ühte sellist musavideot, mis on tõesti nagu, kuhu ma ei ole kunagi nii palju raha veel alla pannud ja et oleks erinevad lokatsioonid, erinevad outfitid, täiesti erinev temaatika. Ma tahtsin sellist natuke vene vaibi, USA vaibi, et teeme siis gangsterid. Et see ei ole tegelikult üldse mina mingi gambling on ju kuskil kasiinos, siis šampanja voolab, mingi G-Wagon, Dobermanid, et selles suhtes oli lahe. Et selline täiesti mingi uus roll. Soovitan kõigil vaadata. Väga lahe video, hästi tehtud selles. Aga me oleme siin tükk aega vestelnud, et üritaks kokku tõmmata otsi. Küsimus on selline, et mis on olnud tagasi vaadates siuksed kõige olulisemad otsused sinu karjääris? Karjääris? Ja elus võid ka öelda. Ei pea ainult karjäärist rääkima. Kõige olulisemad. No ma arvan, et üks olulisemaid oli kindlasti see, et ma tulin ka agentuuri alt ära, otsustasin ise seisab olla. Ma ei tea, mis ma tahan lähedust sellel mikrofonilt, et on see otsa kogu hüppan. Aga kindlasti ka see Milanosse kolimine pooleks aastaks 9 semestriks. Vaata, see oli see koht, kus, nagu ma ütlesin ka, ainuke laps, mingi mure oli siis kähku Saaremaale, vanaema, vanaisa ja emme issi juurde, võetakse kõik mured ära, nii tore. Aga seal Milanos olles, kui see 2 nädalat oli möödas, siis mõtlesin, et see ei olegi puhkusreis. Ma olin nagu, jäängi siia täitsa üksi või, niimoodi. Ja kuidagi see, et ma olin ju täiesti 2 vööra tüdrukuga, elasin selles korteris seal Milano kesklinnas. Kes olid mõlemad parajad karakterid? Iga või hakanud. Et vaata, Milano ajal hakkasimegi meiega rohkem suhtlema ja kuidagi seal see punt tekkis või mina liitusin teie seltskonnaga, aga siis seal olles ma sain mingi enesekindluse või sellise, et kui mina enda eest ei seisa, siis ei tee mitte keegi teine seda ka, et mul ei ole siin praegu emmet, kes tuleks mind kaitsma, mitte et ta Eestis oleks seda teinud, aga ikkagi mingi selline nagu seljatagune ja turvatunne. Ja siis Milano lõpus ju mul tuli Eesti laul ja ma mäletan see viimane 6 aega, kuna sess oli mul Milanos, ma lendasin reaalselt ilma liialdamata 3 päeva Tallinn, 3 Milano, 3 Tallinn, 3 Milano. Mul oli lõpuks nii sassis, ma mäletan, ma ärkasin öösel Milanos üles nii, et ma nutsin, ma ei taha, ma ei jaksa enam, et kus ma olen ja kui ma siis Eesti laulu laval olin finaalis, ma hakkasin vist haigeks ka samal ajal jääma või mingi bronhiidi teema mul oli. Närvipingest ja kõigest, siis ma mäletan, ma läksin Mikk Pedaja laulis, Seis oli vist see laul, mida ta vahetult enne mind laulis, hullult meditatiivne laul. Ma panin kõrvamonitid kõrva, lihtsalt olin seal lava taga, mõtlesin omi mõtteid, kuidagi üritasin koguda ennast ja siis mul käis see klikker, et okei, tüdrukud, lähme lavale, teeme selle ära, et ma tahan seda teha, see on minu moment, ma olen hetkes ja pärast seda kuidagi ma hakkasin endale hästi teadvustama neid hetki, kui ma laval olen, nautima hetkes olema, et muidu oli see, lähme teeme kähku ära, et ma ei taha siin laval olla, kaamera, et see nagu mõjutas hästi palju, mille eest ma olen hästi tänulik, et kuidagi idee mind sinna Milanosse viis. Ja muidu eluliselt ma arvan need otsused, et
minnagi kõigega kaasa põhimõtteliselt, mida elu pakub või kuidagi ennast hästi palju usaldada, intuitsiooni arendada veel enam, et eks see lähebki tugevamaks, kui sa ennast kuulad ja mitte, või mugavustsoonist välja tulemine on, ma arvan, see, mis muudab elu ägedaks. Et ongi hirmus, peabki olema hirmus. Muidu sa tammudki koha peal ja mitte midagi ei muutu. Ja see on nii oluline, et inimesed just ootavad, see hirm kaob ära, see ei kao mitte midagi. Kui see ära kaob, siis on pahandus. Siis on suur pahandus. Siis ma arvan, et siis sind enam ei ole, sest hirm on nii nagu suur osa inimeseks olemas. Paneb liigutama. Me ei saa elada ilma hirmuta. Aga just et siis lähed hirmule vastu. Nii on. Aga räägime korraks suhetest ka, et kuna sa oled meil siin nii hõivatud. Jaa, kroonika! Juicy stuff is coming! Aga mõtlen, et sa oled ju nii busy, ja mitte ainult praegu, aga sa oled juba väga noorest saati teinud nii paljusid asju korraga. Kuidas sul üldse suhted ellu mahuvad? Paarisuhe, ma mõtlen. On mahtunud kuidagi. Ei no muidugi prioriteedid, vaata. Kui sa ikkagi tahad, siis sa leiad. Alati leiab aja. See ei ole nagu küsimus, et kui keegi ütleb, et mul pole aega, siis see on prioriteetide küsimus lihtsalt. Et don't even nagu. Aga eks mul on ju vahepeal oligi pärast seda ülikooli natuke selline lillelapse elu ka, kui ma mööda maailma rändasin ja mis oli väga äge, mul oli seda vaja ja see oli jällegi teistmoodi selline kogemus, et muidugi see ei olnud jätkusuutlik, paar aastat oli väga okei, aga siis tuli ka jälle mingi muutus teha, aga mis lõpuks oluline on elus. Et muidugi, ma ei ole kunagi olnud see, et hullult, et ainult karjäär ja kõik muu kõrvale, et ma tahan ikkagi ka ühel päeval emaks saada ja tahaks nagu väga ägedat pereelu ja ägedat partnerit enda kõrvale, aga kuna, vaata, eks selle partneriga on ka see, et ma ei saa öelda, et ma olen terava ütlemisega. Ühesõnaga, ma ei ole kindlasti mingi kodukana. Võib-olla kunagi ma olen, ma ei tea, seda ei tea kunagi, sellest, et siin ma ei julge midagi enam välja öelda, siin elu on näitanud, et kõik läheb risti vastu, pidi pärast olen lapiga lasen köögis ringi, vaaritan süüa oma 5 lapsele, aga see inimene kindlasti, kes mu kõrval oleks või nagu keda ma tahaks talle alt üles vaadata. Selles osas ma olen natukene vanakooli mentaliteediga, et ma tahan, et mees oleks targem ja see inimene ta peab mulle niimoodi mõjuma, et ma tahan ise parem inimene olla või kuidagi inspireerima ja mind veel enam innustama, aga see peab vastastikun olema. Et ei saa niimoodi, et üks pool veab kedagi järgi ja et üks pool on nagu üle. Et see on vale. Aga selleks, et naine saaks olla naine, peab mees olema mees. Ja muidugi ikkagi, mul on väga oma arvamus kõikidest asjadest ja ega ma ei lase endale tihti öelda, mida ma tegema pean või et kuidas peaks mingid asjad olema. Aga see inimene peaks kindlasti olema see, kes ütleb, et okei, väga tore, aga nüüd on nii. Ehk siis kes on nii-öelda nagu perepea. Okei, väga põnev. Väga nõus. Tead, ma ei oskagi seda seletada, eks see lõpuks tuleb selle pealt, kas sul on vibe kellegagi, kas sul on tore, me võime ju kõik need kriteeriumid paika panna, aga elu on näidanud, et see läheb ikka täiesti risti vastupidi. Ja. Aga kui me räägime nüüd suhtes vastutuse võtmisest, et kuidas sa seda näed, et mis roll on nagu sinul naisena näiteks sellest, et suhe toimiks? Kus on sinu vastutuse koht? Eks see ju oleneb, selles suhtes see täiesti, sa ei saa ühe puuga kõiki suhteid võtta. Et oleneb su partnerist hästi palju, aga see ei ole ka see, et ainult üks pool üritab ja proovib ja pingutab, vaid ikkagi, ma olen natuke kuulnud või kuidagi on kõrvu jäänud see, et osad inimesed ütlevad, et näed, et suhe ei toiminud, on ju, või kuidagi, et see peab ju iseenesest tulema või nii-öelda paila, on ju. Et mitte kunagi ei ole sellist asja. Selleks, et suhe toimib, selleks on vaja teha tööd ja mitte vähe tööd. Arvamise periood läheb nii või naa mööda. Ja mingi hetk tuleb see reaalsus jõuab kohale, et ma arvan, kõige olulisemad asjad suhtes ongi see, et mitte isegi kommunikatsioon, vaid see, et sa oled võimeline kompromisse tegema ja kuidagi mõistma ja vastu tulema. Et ei ole mina ja maailm, vaid vahepeal sa surudki ennast alla enda soovid ja arvestad teise inimesega rohkem. Aga see kõik peab balansis olema. Et ei saa olla niimoodi, et ainult üks annab ja teine võtab. Ja, andmine võtmine peab olema tasakaalus, jah.
aga noh, ütleme nii, et kommunikatsioon on ilma ei, see on ka oluline, see on ka oluline, aga kui sul ainult kommunikatsioon on, aga seda kompromissi ja seda nagu vastutulemist ei ole, siis noh, et seal on nii palju neid aspekte tegelikult. Ja lõpuks on see, et mõlemad peavad tahtma seda. Et ega noh, muud moodi need asjad ei toimi ja tänapäeva maailmas neid ahvatlusi on nii palju, kõik need sotsmeediad asjad sinna kõrvale võtta, et me peame lihtsalt teadvustama endale, miks me neid asju tahame või et kas me tahame seda suhet, kas me tahame üldse suhet, mida me üldse elus tahame saavutada. Ja võt see on ka hästi oluline koht, ütledki, et mina, vaata üldjuhul see mina tekib ka sellest, kui sa ei ole tegelikult lõpuni välja ära otsustanud, et see suhe on see, mida mina hetkel soovin ja noh, tänu sellele sa oled ka valmis suhtes tegema pingutusi ja nii-öelda tulema vastu, sest sa saad aru, et see on see, mida sa tegelikult vajad, et sa ei taha olla ainult mina, et eks see suhtesse minek tegelikult tähendabki natuke iseenda minast loobumist, muidu vastusel ei saa suhtes olla, on ju. See peab koostöö olema. Aga hetkel oled sa vallaline. Nästi. Kuidas sul on elus lood, Kallis? Mul on väga kenasti. On hästi, jah? Need jäävad pärast kaamera tagu. Need on kaamera tagused, jah. Ei, no võib-olla me kunagi ikkagi teeme jätku osa. Võib-olla teeme suhete teemal, jah. Ja see oleks väga, väga põnev. Jaa. Aga tead, üks asi, see vastutuse võtmine ka. Üks kunagine suhe, mis oli... Ma ühel hetkel leidsin ennast sellisest kohast, kus ma olin põhimõtteliselt nõus kogu oma laulmisest loobuma, kõikidest nendest sotsmeedia asjadest, sellepärast, et praktiliselt iga päev minuni jõudis informatsioon, kuidas see ei ole tõsiselt võetav, kuidas see ei ole see ja ühesõnaga, et ma ei tee nagu piisavalt või ei olnud üldse toetav või ei olnud üldse tuge sellel aadressil siis, et ja nüüd, kui ma tagantjärele selle peale mõtlen, et ma olin aastaid juba mingit asju üles ehitanud, mis mulle endale väga meeldib, mida ma armastan ja nüüd mingi teise inimese arvamuse pärast ma olin nõus põhimõtteliselt käega lööma kõigele sellele, kes olen mina. Et ma thank God, et ma sellest välja tulin. Ja ei noh, lihtsalt, et see ongi see, et sa oled mingi asja sees ja siis sa ei näe enam suurt pilti. Et sükest asja ei tohi mitte kunagi juhtuda. Kui keegi sind maha tambib, et paari suhtes ongi hästi oluline see, et ja okei, mingid asjad ei meeldigi partnerile. Räägite nendest, see on kõik okei, see on normaalne, aga kui kogu aeg sind keegi maha tõmbab, kogu aeg võrreldakse sind kellegi teisega, et noh, sellist negatiivsust ja see lõpuks tapab ära su. See on väga hävitav ja tegelikult sellisest nagu ringist välja astuda on meeletult raske. Nii raske, sest tegelikult noh, ma olin ise kunagi oma elus sellises kohas vaata, et kus mulle kogu aeg tundus, et ei, kõik on minu kätes, mina ise vastutan, ma ei ole mõjutatud, noh, minu elu, see on minu asi mitte olla nagu mõjutatud oma partnerist, on ju, aga see on illusioon, sest tegelikult me oleme mõjutatud, kellest me veel mõjutatud oleme, kui mitte oma partnerist. Ja siis sa oledki mingis potentsiaali maailmas lihtsalt. Ja kui sa lõpuks oma silmad lahti teed, siis on oi. Aga jällegi need on sellised kogemused, mida on vaja, et saada ise selleks inimeseks, kes sa täna oled, jah. Aga kuidas sina sealt jõudsid selle kohani, et aitab kõik, kust sul see otsust või kindlus tuli? Kui sa ikka iga päev nutad tegelikult lõpuks ja sa ei taha mitte midagi enam teha, sa ei taha kellegagi põhimõtteliselt suhelda ja sa nagu mõtledki absoluutselt kõige üle oma elus või kahtled, et kas see on õige, kas ma oleks üldse pidanud kõike teistmoodi tegema ja kuidas ja et ma ju nii pingutan ja kuidas ikka ja miks ta niimoodi käitub ja kuidagi, siis lõpuks, kui see nii kaua kestab, siis sa lihtsalt saad aru, et kas see asi nagu täiesti hävitab su ära või sa astud mingi sammu. Kusjuures, okei, see kõlab nüüd hästi, hästi juustuselt, aga ma nägin just Instagramis oli mingi meem, või mitte meem, aga mingi quote, appi, kuidas see oli, et see võib nagu südamele teha haiget, aga su vaimule see teeb head. Ühesõnaga, et see korra teeb sulle haiget, aga tegelikult pikas perspektiivis see on sulle hea ja kasulik ja ma lihtsalt lõikasin selle inimese oma elust välja päeva pealt. Sest ma sain aru, et kui seda lüket ei tule, siis see jääbki niimoodi kestma. Et see on meeletu nõiaring. Ja õnneks on sõbrad ja pere nagu nii olemas. Ja kuidagi, elu puhul ongi see äge, mida ma olen ise täheldanud, et
sa tõmbad ühe ukse kinni ja sul avaneb mitu uut ust. Ja mitte, ma ei mõtle ainult suhete mõttes, ka töö mõttes ja elu läheb nagu nii ägedaks, kohe sa ei hoia seda energiat enam kinni, sa keskendud hoopis mingitele muudele asjadele, seal on lihtsalt mingi wow. Ja see on see sama mugavustsooni teema tegelikult, et kui sa astud sellest mugavustsoonist välja, sest mugavustsoon võib olla vägagi hävituslik, aga ma olen aga sa oled harjunud sellega, jah? Täpselt, et tegelikult võtta see nagu julgus kokku ja panna see uks kinni, et elu alati avab need teised uksed. Elu on nii äge, et ei ole mõtet ja nii lühike, et ei ole mõtet raisata ennast negatiivsusele ja ongi, vaata, kui sa tunned ühel hetkel, et sa oled nagu endast kõik andnud, sa oled kõike teinud, et sul ei ole mitte midagi rohkem anda, et sa tõesti tõstad käed üles, ütled, et I'm done, siin on minu piir ja siit ei ole enam mitte midagi minust, et sa oled enda poolt kõik andnud, vaat siis on ka süda rahul, et ju see siis pidi nii minema. Ja see teadmine ka, teades sind, siis ma usun ka, et sa annadki endast kõik. Et ei ole enam seda kahtlust, et oleks pidanud veel midagi tegema, oleks pidanud veel midagi proovima. No, aga ütleme nii, et see on ikkagi raske. Sellest väljastuda, et selles mõttes on väga vinge. Aga anyways ka, et elu anyway on raske. Isegi kui need uued uksed avanevad, et nagunii elu ongi siin selleks, et me saaksime areneda, et nagunii tuleb järgmine challenge. Aga lihtsalt et ei jääks sellesse negatiivsuse ise, et ise ei valiks endale teadlikult seda nagu raskust. Ja, täpselt. Et mingi aja, sa oled ise otsustanud, selle võtadki vastutuse, et sa lubad endale seda, sa lubad endaga niimoodi käituda, aga ise peab ära tunnetama, kus see piir on, et tuttavad võivad ümberringi rääkida, et appi lõpeta ära, miks ja nii ja naa, aga kui sa ise tunned, et sa ei ole veel valmis, et midagi on veel, siis sa peadki ennast kuulama. Jah. See on ka õige, sest muidu kuulad kedagi teist, siis tegelikult oled ikka selles samas kohas aasta aega hiljem. Jah, absoluutselt. Pikendab seda protsessi, et lihtsalt see õppetund kiiremini kätte saada. Ja üldse nende aastatega ka tööalaselt, et eks neid nii-öelda ämbreid ja lakse on ju päris palju olnud, aga kui ma mõtlen selle aja peale, ma ei tahaks 5 aastat tagasi minna ja olla see Grete, kes ma olin 21-selt või 20-selt. Et elu läheb nii palju ägedamaks kogu aeg ja ongi, nagu sa ütlesid, väga raske vahepeal. Aga need võidud, mis sa kätte saad ja kuidagi pärast neid raskusi, need tõusud jälle, need on nii giftid. Ja sa oled mingi, elu on nii äge. Kuule, aga on that note, kas on midagi, mida sa teeksid teisiti? Mida ma teeksin teisiti oma elus? Või kui sa vaatad tagasi, kas oleksid võinud teha midagi teisiti? Võib-olla täpselt ongi need samad või see üks suhe, kus lasin ennast maha tampida täielikult ja võib-olla need asjad, aga samas, kui mul ei oleks seda kogemust, ma ei oskaks võib-olla nendest asjadest niimoodi rääkida, ma ei oskaks neid asju niimoodi analüüsida, ma ei oleks võib-olla nii teadlik mingite muude suhete osas, on ju, et oleks on tore poiss, on ju. Tegelikult ma arvan, kõik on nii läinud, nagu on pidanud minema ja see lavanärv samamoodi, et võib-olla poleks pidanud pabistama, sa ei saa ju nupustada välja lülitada, vaata, et need on ka samamoodi kõik kogemused ja ma ei tea, mul ei ole praegu küll niimoodi, et ma midagi oleks kahetsenud või jah, ja mida ma olen ka varem öelnud tegelikult, et üks mu suurimaid hirme on see, et kunagi vanemas eas ma mõtlen oma elule, et ma ei teinud seda, ma ei teinud teist või kolmandat, sellepärast, et keegi teine ütles, et oi, et see võib-olla ei ole mõistlik või umbes, et äkki ikkagi ei peaks tegema, et pigem tee kõik need hullused ära. Tee ära ja läheb midagi valesti või teedki mingi ämbri, siis at least I tried. Jaa, see on väga, väga hea suhtumine. Nii vinge, Grete, et ma ei tea, ma olen üldse ülitänulik, et sa mu elus oled ja nii inspireeriv. Lihtsalt peab mõtlema sinu peale, kui on see mingi hirm ja ei taha teha ja see on mingi, kuule, mõtle, mida Grete teeks nagu. ei, meil on nii äge punt kõik. See ongi nii gift, et me kõik omavahel tegelikult inspireerime üksteist. Jaa, tõesti. Ja mis on tegelikult äge, vaata, ma olen alati poiste seltskonnas olnud, terve elu poistega üles kasvanud ja kuidagi ma mõtlesingi, et mul ei ole üldse sõbrannasid ja ma kuidagi naistega ei saa jutu peale või ja ka viimase aastaga mul on nii palju nii ägedaid naisi tekkinud ellu. Ma olen nii tänulik selle eest ja täiesti mind blown, et see naiste power ja kokkuhoidmine, selle vastu ei saa mitte midagi. Et see on nii oluline elus tegelikult, kuidas naised üksteist pushivad ja inspireerivad. Et varem, eks ma olin ise ka seda meelt, et kuidagi, ma ei saa öelda, et mingi kadedus, aga võib-olla mingi rivaalitsemine ja ma ei saa aru, kust see tuleb.
et kuidagi mingi võrdlusmoment kogu aeg, oi, et tema teeb nii edukas ja jõuab, et tead, kaasa ka nagu ei ela või ma ta mingi selline, aga ma arvan, võib-olla see on mingi noore siuke naise ebakindlus või kuidagi selline asi ja ühiskond ka kindlasti propageerib seda. Et ikka tahad ise parem olla, aga nüüd just kuidagi viimase aastaga on hullult see tulnud, et tüdrukud, let's go, let's do this. Et selline tõesti hästi äge ja minu arust on nagu seltskonnas hästi lahe see, et kõik ongi nagu nii vinged ja suured karakterid ise, et väga inspireerivad naised. Ja kõik toetavad. Üksteist toetavad hullult, see on kihvt, Nii, aga lõpetuseks äkki räägime natuke sellest, et mis sind viimasel ajal on inspireerinud? Mis mind on inspireerinud viimasel ajal? Ma arvan, et kõik need uued ja mitte nii uued isegi inimesed, kes mu teele on sattunud eri valdkondadest ja täpselt need naised, kes on siin aasta jooksul mu ellu juhtunud, et inimesed, eelkõige inimesed ikkagi, kellega ma kokku puutun ja need vestlused ja täiesti seinast seina, et see on minu jaoks kõige inspireerivam. Varasemalt olid muidugi reisid, siin pole niimoodi mööda maailma ringi rännanud nagu võib-olla mingi 4 aastat tagasi. Aga jah, ma olen tasapisi hakanud erinevaid podcast'e ka kuulama. Aga ma arvan, et inimesed, need inimesed, kes mu ellu on sattunud. Muidugi mul meenus lihtsalt üks raamat, mis sattus minu kätte äkki see oligi keskkooli lõpus. Üks tuttav soovitas Maailma täiuslikkus. Ja seal oli täpselt sellest räägitud, see külgetõmbeseadus või lahti laskmine, need asjad, et ma olen seda paar korda veel üle lugenud, et kuidagi seal on mingi selline tõde minu jaoks vähemalt, et mida on aeg-ajalt hea endale meelde tuletada, et ära hoia elust kramplikult kinni või mingitest asjadest, et usalda elu ja lase lahti ja nii vinge. Ja võtta vastutust. Ja vot siia lõppu tahakski öelda meie kuulajatele, et mul on siuke suur missioonitunne, et ma tahaks, et inimestel nagu reaalselt ka elus asjad läheksid paremini. Et ma enda podcastide lõppu tahaks siuksed 1, 2, 3 soovitust inimestele kaasa anda. Et mis oleks sinu soovitused sellised, mis sa välja tooksid meie kuulajatele, mida võiks meeles pidada, kui näiteks me räägime enda elus vastutuse võtmisest? Kindlasti keskenduda positiivsele, keskenduda nendele võimalustele, mitte sellele negatiivsele, et oi, nii raske on ja mingid sellised asjad, vaid näha igas asjas head. Siis teine mugavustsoonist välja tulemine. Kindlasti. Ja julgeda riskida. Ja pea eest tundmatusse vette hüpata. Ühesõnaga kuulata enda sisetunnet, intuitsiooni usaldada ja siis mugavustsoonist välja tulla, ja siis kolmandaks selle vastutuse võtmisega ma tahaks lisada seda, et meil on täielik kontroll tegelikult selle üle, kuidas teised inimesed meisse suhtuvad või ühesõnaga, kui palju sellest meieni jõuab ja kuidas me mingite asjade peale reageerime ja kuidas me laseme endaga käituda. Et milles ma olen ise ka olnud nii palju, et keegi käitub minuga halvasti ja ma olen sellises ohvri rollis, aga tegelikult mul on sama suur roll selles, et ma lasen endaga nii käituda. Ja selles osas just vastutuse võtmine, et kui teile elus midagi ei meeldi, siis tuleb ikkagi ise ka mingid sammud teha, et see asi muutuks. Ja see ongi hirmus ja see ongi raske. Aga muidu elu ei lähe ägedaks. Muidu ei muutu midagi. No aitäh sulle. Aitäh, Grete, veel aitäh kutsumast. Väga põnev on sinuga alati jutustada. Samad sõnad. Ja aitäh meie kuulajad.